ja eelkõige majanduspoliitika võtmes, ehk natuke vähem võib-olla konkreetsetest kasvunumbritest, protsendimääradest ja võib-olla rohkem sellest, millised motiivid ja teod on olnud Euroopa majanduspoliitikud. Ja seda järjest läbi kõik sellised suuremad poliitika harud, nagu rahapoliitika, eelarvepoliitika, struktuursed meetmed ja lõpuks räägis paari sõnaga sellest, millised sellised põletavamad küsimused on praegu Euroopa Liidu diskussioonides päevakorras. Siin on lihtsalt, ma saan aru, et teil on jagatud ka need materjalid kätte, et üle lugemine, aga põhimõtteliselt on üks versioon, mis juhtus ja miks ma panin siia ühe põhjusena globaalselt tasakaalustamatuid, on selleks, et pärast me sellest räägime ka natukene Euroopa kontekstis. Aga globaalselt tasakaalustamatused on aastaid olnud teema, kuna USA on pidanud suhteliselt hästi laenurahadega, ostnud maailmas kaupu ja neid on lahkesti tootnud teised riigid, viimasel ajal juba enam Hiina, kes sellest saadud raha peab ka kuhugi paigutama ja ülemaailmne juhtiv reservvaluuta on olnud USA dollar ja jääb selleks veel pikaks ajaks kindlasti, nii et USA finantsturud on olnud selline siht, kuhu neid rahasid paigutada. Ja see võis olla põhjus, miks need turud nii küllastusid, miks tekkis seal väga palju ka uuenduslikke finantsinstrumente, tuletustehinguid, erinevaid tuletusinstrumente. Ja see on oluline sellepärast, et praegu ollakse üsna veendunud, et lõpuks investorid enam ei saanud aru, kus on riskid. Finantsinstrumendid, tuletustehinguid olid niivõrd keeruliseks aetud, niivõrd kokku pakitud, ühtpidi ära lõigatud, teistpidi lõigatud, et see, et mis riskid sa tegelikult võtsid investorina, jäi häguseks ka reitinguagentuuridel, kes arvasid justkui liiga hästi nendest instrumentidest. Ja kui raha saabus, siis oli see ehmatus väga suur. Ütelda, ma ei tea õiget sõna, ühesõnaga see hoop oli niivõrd laialdane, et inimesed, kes hakkasid mõtlema, et vist midagi kuskil juhtus, teema on prases, ei tea, kas mina olen sellega seotud, vist olen, igaks juhuks lõpetan investeeringud, saan veel oma raha kätte edasi. Et see oli selle finantskriisi üks selline märksõna, et kõik toimus väga kiiresti, kuna ei teatud, kus ja millised riskid täpselt on, kuhu sa ikkagi investeerinud oled, seda liiga hästi ei teatud. Ja mis on tänaseks veel toimunud ja see oli mõneti ootamatus nii-öelda Kreeka teema, ehk ülemaailmne kriis võib minna üle ka selleni, et isegi arenenud riigid, sealhulgas eurotsooni riigid võivad lõpetada maksejõuetused. Et seda mõni aeg tagasi arvatud, et Kreeka teema tuli päevakorda pool aastat tagasi niimoodi, pigem ootamatuna. Kuni 2008. aasta septembris, oktoobris see kõige suurem auk täis, siis poliitikud olid muidugi suhteliselt kiired reageerima. Jutus, mõned küll ütlesid, et nüüd on kapitalism läbi, tuleb midagi uut välja mõelda, aga tehti ka tegelikult ja selle kriisi puhul ongi natukene eriline ja positiivne, et väga palju võeti ülemaailmselt koos ette aktsioone. Ja üks näide on kohe oktoobri alguses maailma suurim keskpangad alandasid intresse koos ja seda tegi ka Euroopa Keskpank, kes pärast oktoobrit alandas veel õige mitmel korral intresse, kui ma eksin, oli 7 kuu jooksul üle 3% punkti baasintressi alandamist on selgelt rekord. Ja lisaks nii Euroopa Keskpank kui ka teised pangad mõtlesid välja täiendavaid meetmeid, kuidas
seda šokki, mis nüüd ütleda finantsturg on tabanud, kus keegi enam kellelegi laenu julgenud anda, väga tahtnud. Et kuidas seda leevendada, mõeldi välja nii-öelda ebatavalisi või ebastandardseid instrumente. Euroopa Keskpank näiteks läks üle fikseeritud intressiga piiramatu likviidsuse pakkumisele, ta võimaldas ka välisvaluutalaene pankadele ja hakati ka võlakirja otse turult ostma, mille selline firma nimi nagu kvantitatiivne leasing. Kõik selleks, et finantsturgudel toimuks mingi liikumine ja ei oleks likviidsuse olemas. Siis loomulikult hakati tegelema ka pankade usaldusväärsuse tagamisega. Alguses oli sellega küllalt palju segadus seetõttu, et riigid Euroopa Liidu sees ei koordineerinud oma tegevust. Kui me eksi hakkas see Iirimaast peale, kes kõigepealt ütles, et tema pangad ükskõik, kas nad said Lehman Brothersi ka kuidagi pihta või mitte, et nemad on garanteeritud, aga seda ei ole näiteks Inglismaa pankade filiaalid Iirimaal, mille peale inglased kiiresti oma garantiid oma pankadele andma. Saksamaa samamoodi ootamatult väidetavalt andis sellise blanko või täieliku garantii oma pankadele, mis oli mõnele väiksemale naaberriigile probleemiks, kuna nemad olid just lõpetanud oma pankuritega läbirääkimised, et pankurid ei makske meile kõigepealt ja siis teeme fondi ja te saate garanteeritud. Ja kui suur naaber ütles selle peale, et tema pangad on kõik niisama ja kohe garanteeritud, et tekkisid ühesõnaga sellised väiksed hõõrumised Euroopa Liidus sees ka. Aga küllalt kiiresti 2008 sügisel lepiti kokku sellised ühtsed mängureeglid, nii et edaspidi toimetati päris koostööliselt. Hoiuse kindlustust hakati koordineerima, erinevad hoiuse kindlustuse määrad olid liikmesriikidel ja seda hakati ühtlustama jällegi eesmärgiga, et ei tekiks arbitraas, et hoiustajad ei valiks nüüd teise riigi pankade filiaale või üldse teise riigi pankade selle tõttu, et lihtsalt hoiuse kindlustusmäär on seal kõrge. Ja muidugi toimus ka rida pankade ülevõtmisi ja rekapitaliseerimisi Euroopa Liidus sees. Töö, mis siiani käib, väga põhjalikult on Euroopa Liidu finantsjärelevalve tõhustamine, seal on erinevad teemad, millega hakati kohe tegutsema eesmärgiga, et finantssüsteemis see kriis hakkas, et sellist olukorda ei saa enam juhtuda, et ei saa olla reguleerimata, täiesti reguleerimata turg, ei saa olla millest enne rääkisime, et riskide paiknemisest ei tea investorid suurt tegelikult midagi lõpuks. Et riigid teeksid omavahel koostööd, et pankurite palgasüsteemid ei oleks sellised, mis stimuleerivad ilmselt riske võtma, kuna suurte kasumite puhul neid premeeritakse väga tugevalt ja kui pangaga midagi juhtub, siis tavaliselt trahvi nad ei maksa. Kui just pettusega tegemist, siis jäävad ongi küll. Ja umbes samasugused teemad hakkasid kohe ka globaalselt peale nii-öelda G20 riikide ringis, mis on G7 on juhtriigid, kus siis olulisemad arenguriigid sellises koosluses tippkohtumisi, töögrupid töötavad ja edasi, et umbes samasugused teemad nagu ka Euroopa Liidus tulid arvutusel sinna.